Ja jätkame istungiga. Meie päevakorra 13. punkt on loa andmine Tartu linna lastehoidudele toitlustusteenuse ostmise riigihanke korraldamiseks. Ettekandeks palun kõnetooli abilinnapea Tiia Teppani. Palun. Mitte selles või järgmises. Lugupeetud volikogu esimees, lugupeetud volinikud, teie ees on linnavolikogu otsuse eelnõu loa andmine Tartu linna lastehoidudele toitlustusteenuse ostmine riigihanke korraldamiseks. Ja palume lubada korraldada riigihange 3 aastaks perioodiga 1. jaanuar 2015 kuni 31. detsember 2017. Ja teadaolevalt me hakkame jõudma nüüd sellesse perioodi, kus need munitsipaallastehoiud tõesti valmivad ja saavad avatuks. Osad on juba väiksemad avatud septembrist ja lisanduvad veel detsembris ja jaanuaris. Ja seetõttu on vaja ära korraldada ka nendes lastehoidudes laste toitlustamine. Kokku on planeeritud siis maksimaalne maksumus 518 616 eurot ja see on arvestusega lapsi siis 245 korda 280 eurot päev ja keskmiselt on siis 252 toidupäeva aastas. Ühe aasta maksumus oleks siis 172 872 eurot. Kuigi me teame, et eriti sõimelapsed kohalkäimise protsent on kusagil 70% osas päevadest aastas, siis see eeldatav maksumus võib tulla loomulikult väiksem. Ja eeldatava maksumuse aluseks on võetud siis momendil meie Lotte lastehoiuteenuses toidupäeva maksumus, aga me peame arvestama ka sellega, et see riigihanke tulemusena võib see toidupäeva maksumus minna isegi kallimaks. Ja oli ka hariduskomisjonis juttu, et riigihanke tingimustesse panna sisse punkt, et kui on samaväärne võrdne pakkumuse juures väiksema hinnapakkujal ka ära näidatud mahetoidu osakaal, siis eelistada seda mahetoidu pakkujat ja selle informatsiooni me edastasime ka linnavara osakonnale, kes seda hanket hakkab korraldama. Aitäh! Aitäh, palun, kas ettekandjale on küsimusi? Kolleeg Imre Mürk, palun! Kuivõrd eelmisel istungil oli sama teema seoses kutsehariduskeskusega, siis tõesti mahetoidu teema, mida me tookord küsisime, sai siis linnavalitsuse poolt pareeritud argumendiga, et Euroopa Liidu direktiiv ei võimalda kitsendusi riigihanke raamistikust, lihtsalt tahtsin täpsustada, et tegelikult võimaldab, et vaatasime ise järgi, et Euroopa Liidu direktiiv, riigihanke raamistik lubab teha kitsendusi mahetoidu osas näiteks, kui see on objektiivselt põhjendatud, ehk siis, et küsimus on tervises või küsimus Odotat, repliigid alles tulevad. Praegu on küsimused. No, ma ütlen selle siis praegu repliigi juures. No sai repliik liiga ette toodud, aga aitäh. Ja eks see repliik on õige, küsimust ei olnud, aga tegelikult meie lasteaedade toitlustamise eest loomulikult me seisame ise. Kutsehariduskeskus on täiskasvanute toidu pakkumine ja täiskasvanoortele, aga lastetoit on ka meile südamelähedane. Kui see on nüüd võimalik ja me saame mahedamat ja tervislikumat ja ka Eesti-sisest toitu, siin on vahe ikkagi rahvusvaheline riigihange oli kutseharidus ja see on meil Eesti raames. Aitäh, palun, kas on küsimusi? Kolleeg Jüri Otsälm, palun. Jätkan siis Imre Mürgi teemal, et kui te ütlesite just, et see on riigisisene hange, siis siia saabki kohaldada neid mahetoidu soetamise võimalusi ja küsin, kas te olete seda kaalunud, mis on hinnavõit või mil määral see võiks kallimaks minna, aitäh? Nagu ma teile ütlesin ka eelnõud tutvustades, et teile ettepaneku edastasime koheselt pärast hariduskomisjoni koosolekute linnavara osakonnale, kes hakkab seda hanget ette valmistama ja on seal lause juures seda
pakkumiste kokkupanemisel, hanke välja kuulutamisel see punkt sinna sisse panna, et võrdse hinna juures, kui pakkuja on pakkunud mahetoitu, siis eelistada üks lisapunkt, nagu plussi saab ta selle mahetoidu väärtuse sisse toomisega. Aitäh, tõepoolest seda mainiti. Palun, kas on veel küsimusi? Kolleeg Imre Mürk, teine küsimus. Et teie vastusest siiski võis välja lugeda, et küsimus on nüüd selline, et kas te olete endiselt seisukohal, et kui on tegemist rahvusvahelise hankega, et siis ei saa näiteks mahetoidu teemat piiranguna sisse panda, et seda saab vaid kodupaisi hanke puhul. Kindlasti saab ka rahvusvahelise puhul, aga see hanke maht, mis kutsehariduskeskuses toimub ja teeb, ta läheb liiga kalliks meile maksumuselt nii või naa ja mahetoit oma olemuselt on maksum, aga siin me teeme Eesti sisese hanke, ta on väiksemas mahus ja lasteaedadele ütleme tõesti oleme, süda tuksub natuke rohkem selle lastetoidu heaks, sellepärast, aga kutsehariduskeskus on nii suure mahuga ja ta ei ole lasteaedade toit, seal on ikka täiskasvanute toitlustamine, üliõpilaste või õpilaste toitlustamine hoopis teine väärtus. Ja kallimaks ta läheb nagunii, jah. Nii, aitäh. Palun, kas on veel küsimusi? Vaatame, mis selle hankega tuleb. No nii, küsimuste ring näib olevat ammendatud. Aitäh ettekandjale ja palun kõnetooli hariduskomisjoni esimehe kolleeg Toomas Jürgensteini. Palun. Hea esimees, head kolleegid, nädal ja üks päev tagasi oli siis antud küsimus hariduskomisjonis ja kõnelesime täpselt sellel mahetoidu teemal, mis ka nüüd läbi käis ning tegime linnavalitsusele ettepaneku, et siis see pakkuja, kes pakub enam mahetoitu, oleks eelistatum ning otsuse vastuvõtmist volikogus toetasid kõik komisjoni liikmed. Aitäh! Aitäh! Kas kaasettekandjale on ka küsimusi või ei ole? Küsimused on ammendatud. Aitäh! Kas on repliigisoove? Imre ütles oma repliigi juba ära, öeldud. Lõppsõna vajadust tõenäoliselt ei ole. Ja panen otsuse hääletusele. Kes on otsuse vastuvõtmise poolt, palun hääletada. Poolt 28. Palun hääletada, kes on vastu. Oleme otsuse üksmeelselt vastu võtnud.